kes magama jääge. Minu nimi on Regina, olen bikini fitnessi võistleja. Hetkel on massiperiood. Ja ühtlasi olen tegelikult ka Euronixis tootejuht ja vastutan minule hästi südamelähedaste toodete eest, ehk siis ilu, tervise, sporditooted. Ja muidugi minu sortimistel on hästi palju, aga siia ma tõin ja teile räägin sellisest kitsamast valikust ja tegin just teie jaoks sellise valiku nendest toodetest, mis aitaks teil siis vormi tulla. Kui veel ei ole, muidugi ma vaatan tegelikult enamik teist on väga heas vormis juba. Seda vormi hoida ja jälgida siis oma kaalu ja kuidas te sööte. Et räägin teile nendest toodetest. Ja kõiki neid tooteid saab muidugi siin katsuda, proovida, vaadata. Kes soovib? Juba massaažitoolid on hõivatud, aga saate siis vahetada, kuidas tunne on. Väga hea. Kas mõnel on kodus juba olemas diagnostiline saunakaal? Potentsiaal on suurt siis. Kas kõik on, ma usun teist, kuulnud Euronixi kauplustest? Olete käinud seal? Sest mõned siin avastasid, et issand, kas Euronixis tõesti müüakse kõiki need tooteid. Müüakse küll. Nii. Et räägin sellest firmast Beurerist korraks lihtsalt paari sõnaga, et tegemist on perefirmaga, mis on asustatud Saksamaal. Saksamaa kvaliteet on nendel toodetel ja nende portfellis on üle 500 erinevat toodetet, millest ma pole 10 ainult tõin teile siia vaatamiseks. Ja kõigepealt alustan kaaludest, et see oli selline hästi kuum teema siin, kõik mõõtsid oma keha koostist ja vaatasid, issand, kui mul on selline number. Et teise kaaluga mõtlesin, oli hoopis teine, et ma ei tea, üks tüdruk üldse nagu kartis nüüd sööma minna. Aga ei ole midagi nii hullu tegelikult. Et diagnostilise saunakaalu abil, et saad vastuseid sellistele küsimustele, näiteks kui sa hakkasid trenni tegema, oled 2 nädalat, 3 nädalat trenni, vähemalt niimoodi eeskujulikult söönud, aga vaatad, et kehakaal ei ole muutunud, on hoopis tõusnud. See on kohe paanika, issand, mis on, kas ma teen midagi valesti. Et diagnostiline saunakaal, siis kui sa mõõdad oma keha koos, siis sa saad nagu selle vastuse, et mille arvelt sul on see muutus toimunud. Et kehakaal võib sul üks ja sama olla, aga tegelikult rasvaprotsent võib madalamaks minna ja lihaseid võiks hoopis juurde tulla. Et miks näiteks päeva jooksul su kehakaal kõigub, et isegi mitte 1 kilogrammi ulatuses, võib kõikuda ka 2 kilogrammi ulatuses. Ja miks näiteks kogumassi suurenedes, ehk siis kehakaal võib sul tegelikult minna ülesse, aga sa tunned, et riided on nagu paremini istuvad või isegi võib olla suuremaks natukene jäänud. Et sellised vastuseid saad siis. Ja lähme siis edasi. Ma räägin nendest väärtustest, mida diagnostilise saunakaaluga saab ka üldse mõõta. Esimene on kehamassi-indeks. Et nüüd sõltuvalt mudelist näiteks, et need võivad erineda, et nendel teistel saunakaaludel, kus pidi kätega kinni hoidma, ma saan aru, et need ei mõõtnud seda kehamassi-indeksit. Et sõltuvalt mudelist need võivad vareeruda. Keha rasvaprotsent, keha veesisaldus, lihasmass, luumass ja sõltuvalt mudelist samuti siis baasainevahetus ja füüsilisest aktiivsusest tulenev energiakulu. Ja korraks käime läbi lihtsalt kõik need väärtused üksipulgi läbi, et teil tekiks mingisugune arusaam, mis asi see üldse on. Nii, kehamassi-indeks. Et osadele ma ütlesin ka, kes minu ja Ene juures kaalusid ennast, ja siin saab siis seda, ma ei tea, kui hästi te näete, mulle tundub, et see on natuke udune. Triina, vaata see projektor on nagu see pilt on nii udune, seda ust. See on udune. Ei, ma arvan, et seda saab kuidagi äkki natukene. Siin on see kehas. Nii, see on... Kas on näha või? Jaa, kehamassi-indeks, et mis see tähendab siis? Et see on see kehakaalu ja pikkuse suhe. Ja siin saab nagu sellise üldise ülevaate sinu kehakaalu olukorrast, sellise kiire.
aga tegelikult ühe sama kehamassi indeksiga inimestel võib olla täiesti erinev näiteks rasvaprotsendi ja lihasmassi suhe. Et see on seesama näiteks, kui kaks naisterahvad kaaluvad ühtemoodi, aga näevad hoopis erinevad välja. See ongi see, et ühel lihtsalt rohkem lihast, vähem rasva, teisel rohkem rasva, vähem lihast. Ja see kehamassi indeks ei sobi siis, hästi tihti need kaalud valetavad või ei näita õiget tulemusi profisportlaste puhul, rasedate naiste puhul ja laste puhul. Et siis see asi läheb paigast ära. Ainult kehamassi indeksist ei piisa oma selle kehakaalu olukorra hindamiseks, et selleks on vaja vaadata kõrvale ka rasvaprotsendi ja lihasmassi. Nii, ja rasvaprotsent pilt on täitsa selge, et nüüd kõik, kes on mõõtnud, siin on naised ja seda saab siis vaadata, kas teil on normis, on alakaal, on ülekaal, siis vanuse järgi. Tegelikult kõikide kaaludega kaasas on ka juhendid, kus tavaliselt on kõik olemas, et saate kohe nagu hinnata, et näiteks 30 kuni 39. Tegelikult ma vaatasin, nii palju kui ma teid mõõtsin, enamikel oli see rasvaprotsent normis, et norm ongi naiste rahval, kes on 30 kuni 39, normaalne rasvaprotsent on 19 kuni 24. Et enamikel oli see nagu normis, ma usun. Ja siin on välja toodud lihtsalt võrdluseks, et mis on eluks vajalik minimaalne rasvaprotsent naistel. Et see on siis 8 kuni 13, et kui läheb alla selle, siis on juba selles mõttes eluohtlik seisund. Ja ma arvan isegi nii madala rasvaprotsendi puhul, kui 8 kuni 13, siis kaovad kõik päevad ja asjad ka ära juba. Isikliku kogemuse põhjal võin öelda. Meestel on see pisut veelgi madalam. Aga keskmine rasvaprotsent naistel on siis 20 kuni 30, mis oligi enamikel meis siin olnud. Läheme edasi. Veeprotsent organismis, et see on selline muutuv väärtus tegelikult ja mida vanemaks me muutume, seda väiksemaks veeprotsent organismist läheb ka. Et imikutel on see suise 75 näiteks ja täiskasvanutel on 60 ja eakamatel juba läheb ta madalamaks, aga nii palju kui mina samuti olen mõõtnud, need väärtused olidki kusagil üle 50, et see nagu naiste puhul on täiesti normis. Ja väga oluline on juua vett, sest isegi 2% veekadu näiteks toob esile janutunde ja väga oluliselt vähendab ka töövõimed. Ja mida nagu suurem see vedeliku kaadus on, seda tõsisem see või eluohtlikum see nagu olukord keha jaoks on. Et ärge unusta, kindlasti kehakaalu langetamine vee arvelt ei ole mõistlik tegevus. Et võib olla ainult enne just seda võistlust, et võistluspäeval, kui see vee tarbimist piirata, et see on nagu okei. Ülejäänud juhtudel ei ole mõistlik tegevus. Nii, lihasmass. Lihasmass oleme ka kõigile mõõtnud, et need väärtused on siin naistele mõeldud, et saate ise kenasti võrrelda. Minu meelest enamikel see oli ka siin kõigil normis. Ja miks on kasulik omada rohkem lihaseid? Sellepärast, et näiteks lihas kulutab üle 2 korra rohkem kaloreid kui rasv. Ja lihas on ka raskem kui rasv, et see näitabki seda, et kui te isegi kehakaal trenni tehes on tõusnud, tegelikult visuaalselt näete paremad välja, kui on see keharasva ja lihasmassi osakaal on nagu muutunud. Luumass, ärme sellest väga põhjalikult peatu, et veuride kaalud enamik mõõdavad seda, et see on pigem selline arvutuslikum ja ei tohi seda väärtust ajada segamini luutihedusega näiteks. Ja edasi siis baasainevahetust
ja füüsilisest aktiivsust tulenev energiakulu. Et nendel teistel kaaludel see kaal näitaski seda baasainevahetust, mis oligi võib-olla 1300 on ju millegiga ja see aktiivsusest tulenev energiakulu, ehk siis see on arvestatud see, kui te juba liigute ja teete trenni, et see tuli juba nagu suurem, et see ongi see kaloraaž, mida te peaksite nagu selles mõttes sööma. Ja füüsilist aktiivsust, kui ma küsisin, mitu korda nädalas te trenni teete, et selle järgi ma üritasin enam-vähem paika panna, kas skaalal, teie aktiivsustaset skaalal 1–5 siis, et kas te olete nagu üldse ei tee midagi või enamik ütlesid, et 2-4 korda nädalas teen trenni või 4-5 või. Kas on küsimusi vahepeal tekkinud? Küsi midagi? Et nende diagnostiliste kaalude puhul on väga oluline silmas pidada ka seda, et kui te nüüd alustate dieeti, siis ei ole mõtet kaaluda ennast 3 erineva kaaluga ja hakata võrdlema neid tulemusi ei saa võrrelda, nad võivad tulla erinevad. Et kõige olulisem ongi see, et te alustate dieeti, siis te kaalute ennast kogu aeg ühe ja sama kaaluga, sest need võivad olla erinevad ja teil ei ole tegelikult midagi peale hakata, et selle numbriga, kas teie rasvaprotsent on 21,5 või on 24,5, et mis te nagu selle numbriga peale hakkate, mitte midagi, ühe numbriga te ei hakka midagi peale, et te peate nagu kogu aeg vaatama, kas see number väheneb või suureneb. Ja seda nagu graafiliselt saate siis jälgida või panete endale kirja näiteks, aga kindlasti ainult ühe ja sama kaalu tulemused. Et mina olen ka MyFitnessis käinud mõõtmas, ma olen selle kaalu peal mõõtnud, ma olen selle teise kaalu peal mõõtnud, see rasvaprotsent tegelikult võib kõikuda, et sellest nagu ei tasu üldse paanikasse sattuda. Kindlasti sõltub see, kas te olete hommikul ennast kaalunud ja mõõtnud või õhtul, et tegelikult väga oluline on, kui te nagu järgite, teete dieeti ja kaalute ennast. Iga päev ma ka ei soovita ennast kaaluda, siis te lähete lihtsalt hulluks. Kui teil mõni hommik on 500 grammi rohkem, et ei tasu paanikasse minna, et võib-olla üle päeva korra nädalas on täiesti mõistlik. Ja kindlasti hommikul ilma riieteta, et see nagu kellaaeg, ilma söömata, et need tingimused peavad olema ühed ja samad. Kuidas see mõõtmine käib? Et nendel kaaludel, mis mul siin laua peal on, siin on elektroidid, need on elektroidid, läbi mille tuleb siis elektrivool ja see käibki nagu niimoodi nagu pildi peal näidatud. Ehk siit ainult tegelikult alumise keha osa mõõdavad. Need teised kaalud, mida te nägite, lasevad elektrivoolu ka nii. Siin on nüüd miinused ja plussid. Et tegelikult need kaalud, mis lasevad mõlemad pidi, kui on elektroide rohkem, siis tegelikult peaks ta olema täpsem. Aga näiteks, kui on rinneimplantaadid, siis läheb täiesti paigast ära. Et näiteks enne kaalusime ära, kaalusime selle peal, rasvaprotsent oli enam-vähem piires, läksime teise kaalu peale, seal läks üle 30, ennel nägu punane, kigipull otsa ees. Et mõtlesin, oot, rahune maha, et tegelikult peab arvestama neid nüansse. Rasedate puhul ka ei näita õiget tulemust ja laste puhul. Et need kõik sellised nüansse peaks nagu arvestama. Aga kas see elektrivool on näiteks raseduse ajal ohutu, kui kaaluda ennast? Ta on ohutu, jaa, aga ta ei näita, miks ei tohi, lihtsalt ei näita õiget nagu tulemust. Minul jumala meeldis. Mul oli jumala okei, mina teedab väga õiget. Et siin ongi kirjas, et keharasvaprotsendi ja muude väärtuste mõõtmistulemused võivadki olla ebatäpsed, et lastel, kusjuures profisportlastele, kulturistidel, et samuti võivad need kaalud panna täiesti puusse. Rasedatel ja igasugust muidugi, ma ei tea, mis metall asjadega, ma ei tea, jalgades või kellel on nagu mingisugused
probleemid või operatsioonid tehtud, muidugi kõik võõrkehad on ju, mis teie kehasse on paigaldatud, võivad seda tulemust väga-väga muundada. Nii, ja räägin nendest kaaludest. Mul on siin ainult 3, aga nad on erinevad. Üks on see, see on selline väga lihtne, et selle saab sisestada kõik oma andmed, nagu me sisestasime vanus, pikkus, sugu ja aktiivsustase. Ja põhimõtteliselt siin on 10 kasutajat, kui teil on peres 1, 2, 3, näiteks saate iga liikme kohta sisestada, valite siit oma kasutaja number, kas on 1, 2, 3 on ja siin on 10 erinevat, astute peale, ta mõõdab kõik ära. Et väga lihtne, see on selle kaalu pluss. Miinus on see, et te peate ise kusagil kirjalikult sisestama endale kõiki neid andmeid, mis on rasvaprotsent olnud, see võib olla tüütu. Järgmine kaal. Ja siis ma kirjutasin ka, et ta mõõdab kõik rasva, veeprotsent, lihasmass, luumass ja annab ka selle kalori soovituse, mis võiks olla teie just palju te võiksite süüa, et mitte baasainevahetus. Kui me läheme järgmise kaalu juurde, see on natukene selline advancim kaal, et seda mitte on võimalik, vaid seda peab ühendama API-ga. Et kõigil on meil moodsad telefonid, tuleb alla laadida aplikatsioon, ühildada see kaal ja väga mugav on see, et pärast saate graafiliselt vaadata, mis kuupäev, kuidas su kaal muutus, kuidas rasvaprotsent muutus, kuidas lihasmass muutus ja nii edasi. Et on väga-väga mugav, ei pea kusagile kirja panema ega meelde jätma. Meelde jätta see nagunii. Ja kolmas kaal on ka telefoniga ühildatav. Ma võtan seda vargust välja ja tal on ainuke erinevus on see, et